ma tahan võtta. Eks mul on see Drawable ja Twitter 1. Eks mingi error tuli, ma panin Alt-Tabi lihtsalt ja mul tuli see XMLNS Android sinna. Nii, ja ma panen Android Durationi, panen 100, kuna ma tahan, et ta seda kiiresti vahetaks, siis ta tekitab sihukese mingi lendamise efekti või midagi. Ja ma panen neid itemeid siia siis 4 tükki. Nii. Nüüd on see olemas. Siis layout animation või no activity animationisse ma paneksin selle sama kõigepealt selle pildi image view'ga, panin selle esimese, siis tegelikult ma panen siia nuppe ka. Panen siia üks nipp veel, kuidas saada, kuna praegu on siin defaultina linear view, linear layout vertical, ehk siis kui ma hakkan siin midagi tõstma, siis ta tõstab need üksteise alla ja teeb nad täiesti ekraani laiuseks. Siis siia ma saan panna sisse linear layout horizontali ja siia horizontalisse nuppe tõstes tuled siin ülesse ja tulevad ilusti jaotatult. Nüüd on lihtsalt probleem selles, et see linear layout horizontal tuli mul ekraani suurune, ehk siin height on match parent ja see kaob siia alla ära. Seega ma panen siin layout heighti lihtsalt wrap content ja nüüd ta teeb selle sama kõrge, kui põhimõtteliselt tal on vaja, kui suured need nupud on. Nüüd ma panen nendele nuppudele nimed ka. Panen, et üks on asünkroonne, siis on meil runnable ja ma panen veel sleepy. Nii. Nüüd siia alla, et me saaks testida, põhimõtteliselt ma näitan seda, kuidas saab taustal teha mingisuguseid protsesse Androidis. Seega ma otsin siia sihukese asja nagu scroll view ja panen siia sisse jälle lihtsalt mingisuguseid tekstiview'sid. Mul on siin mingi normaalne hulk tekstiview'sid. Nüüd ma tahaksin, et need on kliki peal teeksid neid asju, mis neile öeldakse. Seega ma panen lihtsalt sleep'ile on kliki, panen sleep, runnable'ile runnable ja async'ile ma panen ka lihtsalt async. Panen nendele igaks juhuks ID-d ka. Ja animation activities ma loen sisse see pildi. Näiteks jah siin private image view ja ma panen näiteks mingi bird selle nimeks. Ma olen selle linnule ka bird ID-ks.
nii. Nüüd kui praegu on põhimõtteliselt selle Birdi image resource on minul see Twitter 1.png, siis ma tahan selle ära muuta. Ma tahan, et selle image resource oleks see twitter.xml. Seega ma ütlen, et bird.set image resource ja see on r.drawable.twitter. Nii. Ja ma teen ka animation, nüüd on siuke asi nagu animation drawable. See on siis sellest, et meie põhimõtteliselt ise tegime talle selle piltide vahetamise ja sellise asja. Siis ma olen anim, castin the animation drawable'iks ja küsin sellelt nagu põhimõtteliselt, mida ta joonistab. Eks kogu see sisu, see Twitter 1, Twitter 2 nii edasi. Siis panen animationi tööle. Nüüd kirjalt testinga seda. No, pole mõtet. Ehk siis jälle siin tuleb activity, animation activity ja main activity's ma tahan, et näiteks see nupp viiks mind sinna view'le ka. Nii, ja kui see kuvada, siis praegu toimub lihtsalt nii. Tuli vist. Ehk siis praegu lihtsalt see nagu lendab ja saan siin olevat teksti scrollida. Nii, nüüd paneks need nupud seal tööle. Eks see animation on hea selleks, et me näeks, kas ta töötab samal ajal, kui me midagi muud teeme taustal. Nüüd ma toon selle kohta 3 näidet. Eks mul on animation activity's 3 nuppu. Mul on async, mul on runnable ja mul on sleep. Nüüd siin ma ütlen public void. Ma alustan näiteks sleep'ist. Ja sleep'ile ma panen lihtsalt system clock.sleep ja ma panen 10 000, 10 sekki. 10 sekundit peaks olema see aeg, et kui äpp sel ajal mitte midagi ei tee, siis tuleb teada ette ka, et mingi crashib, et kas sa soovid sulgeda selle. Nii, ja ma panen siia, et lihtsam oleks, siis on siuke asi nagu toast. Ehk siis sellega see kuvab ekraani sinna alla siukse halli kastikese, tumeda kastikese, kus on mingi kiri sees. Mis kõigepealt läheb see, kuhu me tahame seda kuvada, eks me tahame animation activity'sse. Ja tekstina ma panen praegu näiteks sleep over. Siis on pikkus, praegu on short, ehk siis see on see on see, et kui kaua see nii-öelda toast meil ekraani peal on ja see on show lihtsalt, ta seda kuvaks. Ma ei hakka seda kohe teile panema, ma teen teised ka ära. Seega public void runnable. Ja runnable'i sisse ma teen siukse asja nagu handler. Ja teen uue handleri. Handleriga on siukene asi, et saame kasutada sellist asja nagu post delay'd. Post delay'di sees ma tahan öelda,
oota, et just new. Posti sees ma saan teha siukse asi nagu new runnable. Ja runnable'iga see on põhimõtteliselt nagu peaaegu nagu Java thread, ainult see ei toimi päris nii, nagu võiks oodata. Eks system clock punkt. Ma panen ta jälle magama ja seekord ma panen jälle 10 sekundit. Ja siia ma panen selle, kui pikka aja taga ma tahan, et ta seda teeks. Ehk siis ma tahan, et ma panen tegelikult vähem veits. Panen 3000. Nii. Ma pärast hiljem seletan, mida see täpselt teeb. Siis ma saan näidata ka. Ja viimasena teen asynci. Nii. Asynci jaoks ma teen siia uue klassi. Teen private class. Mingi some task. Ja see peab extendima siukest asja nagu async task'i ja siin tuleb talle ette anda ka midagi. Praegu lähevad lihtsalt kõik voidid. Nüüd, kuna see extendib, siis ta tahab, et me implementiks mõned meetodid. Ja siin on siuke asi nagu do in background. Võtan selle ka. Nüüd asyncis ma saan öelda new some task.execute. Ja ma tahan, et ta siin do in background'is ka sleepiks. Sleep. Panen ka 10 sekundit. Nii. Ja on siuke meetod nagu on post execute. Eks kui tal on valmis selle do in background'i täitmine. Eks need voidid on need, mida me tahame, et ta meile siin returnima hakkaks. Praegu lihtsalt ma ei taha, et ta mitte midagi returniks. Muidu, kui siin mingid datat lugeda, näiteks mingi, nagu teil GUI projektides on mingid andmebaasid, ilmselt mingid edetabelid, siis te saate siin neid näiteks lugeda, et siis ei jää teil kogu äpi töö seisma. Ja pärast toast, kui tal on valmis, siis ma kuvan toasti, mis on näiteks all done. Nüüd see sai tehtud. Siis ma korra panen tööle, ma vaatan, et töötaks ka ja siis ma kuvan selle teile. Okei. Nii. Kui ma lähen siia vaatesse, siis see linn lendab praegu ilusasti. Ma saan scrollida. Nüüd kui ma panen sleepi, siis kõik jääb seisma. Ma ei saa mitte midagi enam teha. Ehk siis see sleepi näide on see, et kui te lihtsalt mingis funktsioonis panete midagi tööle, eks nüüd mul tuli see isn't responding ka ette. Ja nüüd ma saan kõik edasi teha ilusasti. Nüüd kui ma panen runnable, siis kõik töötab edasi. Ma saan scrollida ka ja nüüd jäi kõik seisma. Eks ma panin 3 sekundi pärast hakkaks seda task'i tegema. Ja nüüd jäi kõik 10 sekundiks lihtsalt seisma. Nii, nüüd toimib kõik jälle uuesti ja nüüd on see asünkroonne lahendus, mis põhimõtteliselt siis jookseb läbi async task'i, mis on juba Androidi sisse ehitatud. Ja nüüd kui ma vajutan see asynci peale, siis ma saan kõik edasi teha. Ma saan siin rahulikult scrollida. Ja nüüd kui saab 10 sekundit täis, siis on all done. Eks ta see kõik tehtud niimoodi, et kogu äpp töötas rahulikult edasi. Nii, eks siis see run meetod ei ole väga pädev.
pigem kasutadagi, teha mingi eraldi klass üldse ja seal tööle panna see asi. Eks ei pea tegema sellist lahendust just, et siia sisse see klass teha. Praegu lihtsalt lihtsuse mõttes ma tegin. Aga te võitegi teha eraldi klassi näiteks ja seal lugeda sisse mingit datat, mida teil on vaja. Nii, siis animationiga kõik. Ja näiteks ka sellist asja, kuidas saata andmeid kahe põhimõtteliselt klassi vahel siis. Nii, ma teen uue klassi, mille ma panen näiteks data receiving activity. Ma teen ka kohe ära sellele layouti. Ja ma siia layouti panen lihtsalt teksti ju. Panen ta keskele ka. Ja ma tahaks selle saada ka keskele kuvama. Nii. Ja font size'i paneks ka vähe suuremaks. Nii. Nüüd data receiving activities'sse teeks lihtsalt, et ta extendi näiteks app content activity ja teen siia on create'i. Nii,